Inimese areng algab varakult. Lapse kodus ja koolis saadud teadmised on põhimõttekindla ja väärika kodaniku kujunemise eeldused. Vanemad, kes püüavad kujundada last vaid keeldude ja käskude abil, on juba eos määranud oma lapsele orjameelse elu. Lapsest kasvab keegi, kellel puudub oma algatus ja vastutusvõime, sest tema elu korraldavad vanemad näevad temas vaid savi, millest vormida tubli alluv. See ei tähenda, et lapsest ei või kasvada pealtnäha tubli ja korralik inimene. Loodetavasti kasvabki, aga ta pole endaga kaasa saanud võimet analüüsida toimuvat kas või võimalike isiklike kahtluste piires ja oma mõttekäikude tulemusel sünteesida enda jaoks uut tervikut. Atavistlikus truualamlikkuses on lihtne elada kellegi teise kehtestatud raamides, reageerida ootuspäraselt niinimetatud arvamusliidrite tunnussõnadele, vaimustuda peaministri hallutsinatsioonidest, piimajõgedest ja pudrumägedest või teadetest tuhandetest tapetud inimestest, kellele ennetava vastulöögi andmise vajadust rõhutab ja õigustab massimeedia. Kurb küll, aga sellised inimesed on lojaalsed ükskõik kellele, peaasi, et endal oleks hetkel hea. Nad on võimutruud ja kohati isegi võimelised reflekside mõjul end suvalise võimukäsu lohvriks tooma. Eneseleidmise tee on raske. Kui tõrjutus ja ilmajäetus jõuavad süveneda lapse või nooruki teaduses, võivad tekkida küsimused, millele vastuste leidmine on ilma suunamiseta võimatu. Ka diktaat perekonnas ja vanemate küündimatus õpetada oma last suunab lapse elutarkust omandama ja ennast tõestama tänavale teiste omasuguste hulka. Teadmatus põhjustab hirmu. Hirm omakorda sünnitab ründava käitumise, mille tulemusel vastandatakse end ühiskonnaga. Kes värvib pearoosaks, kes ajab kiilaks, kes astub kuritegelikule teele, kes leiab mõnuainetest lohutust. Väliskeskkonna mõjutused ja trendid ei jäta neile palju valikuvõimalusi. Nad on näiliselt vabad, isepäised ja sõltumatud, aga nad ei oska käituda kodanikena ja neil ei ole majanduslikku tagatist oma valitud elulaadi viljelemiseks. Nad on ühe korraga nii võitjad kui ohvrid. Aga neist võivad eeltoodud omaduste alusel saada tõelised riigikodanikud, kui nad võtavad vaevaks ennast harida. Eeldused julguse, pealehakkamise ja iseõpitud iseseisvalt mõtlemise näol on olemas, kuid nende väärtushinnangud on nihkes ning jätkuv huupi eesmärgi otsimine võib olla väga valus. Perekonna toel vabaks isiksuseks kujunenud inimese mõtte ning analüüsivõime loob mõtlemise, kuhu ei mahu dogmad ega demagoogia. Kõik mõtted mõeldakse julgelt lõpuni. Nende inimeste küsimus olukordade lahendamisel on, kes, miks ja milleks, kuhu see areneb. Selline inimene on vaba mõtte kandja. Ta ei ole hüpnotiseeritud massimeedia domineerivast mõjust. On selge, et lambavarjas ei ole selliste inimeste elu kerge. Pidev konflikti ning varjatud repressioonide oht saadab neid igal sammul. Piisab sellest, kui avaldada oma arvamust, mis ei lange kokku arvamusdiilerite võimendatud ametliku seisukohaga. Sellised inimesed ei saa töötada endast rumalamate isikute alluvuses. Nad on vabad ning otsivad ise üles võimalused, mis kindlustavad sõltumatuse. Loomulikult suudavad nad oma huvides oskuslikult kasutada olukordi, mis annavad neile teatava mõju kaaskodanike üle. Olenemata üldisest suutlikkusest võib inimloovus osutuda nõrgaks ning domineerima hakkab võimuiha. Loomupärasele andekusele ja kooliharidusele tuginedes võib see omandada hiiglaslikud mõõtmed. Jutt ei ole siin kindlasti meie poliitikutest, kes on üldjuhul nappide teadmistega oma tööst ja kohustustest. Küll aga väljendub nende talent karjerismis ja intriigide sepitsemises. Omakasu eesmärgil hullutavad nad lolle rahvamasse, olles samas palju kavalamate ning targemate isikute tööriistadeks, kelle võimuiha on abiks reeglite kehtestamisele, mille täitmist nad kontrollivad finantsinstrumentide abil. Raske on uskuda,
et kogukondlik mõtteviis on läbi aegade kujundanud süsteemi, kus ühe kogukonna läbipõimunud ja kindlatele vereliinidele rajatud suhted on allutanud enda kontrolli alla enamuse rahvuslikest rikkustest, kuid vastupidist tõestada on veelgi raskem. Soov kindlustada ülemvõimu tingib võimutsejate käitumise, mis tugineb üldinimlikele nõrkustele, laiskusele, ahnusele ja hirmule. Paraku tõrgub keel neid nimetamast eliidiks, sest eliit peaks ikkagi olema heas mõttes eeskuju. Võimutsejate suurim hirm on nende isikute ees, kellel puudub võimuiha ning kes on tavanõrkustest üle, olles oskuslikult ära kasutanud oma sotsiaalse kindlustatuse tagamiseks võimutsejate kehtestatud majandussüsteemi omapära. Nende isikute kriitika ja käitumine on ohtlik, eriti kui nad suudavad enda ümber koondada aatekaaslasi, kes on vabad oma hinges ja suudavad aru saada võimutsejate tõelistest eesmärkidest, kes on seadnud eesmärgiks säilitada oma riigi iseseisvus ja põhiseaduslik kord. Et tõrjuda neist isikutest eemale alandlikke rahvamasse, on võimutsejad kasutusele võtnud hirmutamise massimeedia läbi. Vabamõtlejaid sildistatakse nimetustega, mille tegelik tähendus jääb enamikule inimestest arusaamatuks. Üks levinum hüüdnimi on radikaal. Arvamusdiilerid on meedia läbi kujundanud selle mõiste sisuks vägivaldsuse ja ühiskonna ohtlikkuse. Tegelikult on asi risti vastupidi. Radikaal on see, kes ei lase ennast petta odavatest massidele mõeldud demagoogilistest valedest ega pooltõdedest. Radikaal läheb oma teadmistele ja oskustele tuginedes juurteni, probleemi põhjusteni. Ta kirjeldab sündmusi või tõlgendab fakte tõeselt. Aastast aastasse tegeletakse koolireformiga, muutuvad õppekavad, kuid ainult selles suunas, et piirata noorte inimeste tunnetuslikku ja selget maailmapilti. Laiapõhjaline haridus on asendatud kitsalt teoreetiliste teadmistega, mille ellurakendamist ei suudeta praktikabaasita tagada. Praktiseerida ei ole ka võimalik, sest vajalikud vahendid on meie keskastme ja ka kõrgkoolidest kadunud. Miks ei võiks meil olla kasvatusliku rõhuasetusega internaatkoole, mis annavad lisaks põhiharidusele igakülgsed oskused kriisiolukordade lahendamiseks erinevates eluvaldkondades ning erinevate vahenditega? Selliseid koole ei maksa segi ajada internaatkoolidega, kuhu on paigutatud langu taha ühiskonna poolt raskesti kasvatatavateks tunnistatud lapsed. Nendes koolides leiaksid turvalise koha ja kindlustatud arengutee nii tänavalapsed kui vähekindlustatud perede lapsed. Nii hüperaktiivsed kui täiesti tavaliste perede lapsed vastavalt vanema ja lapse eesmärgi kindlale kokkuleppele. Kooli eesmärk oleks tagada lastele head ja mitmekülgsed arengutingimused, kus lapsed saavad õppida lisaks õpikutarkusele nii võitluskunste kui lilleseadmist, nii relvakäsitlust kui viiulimängu, et neist kasvaksid tõeliselt mitmekülgsete oskuste ja huvidega igati toimetulekuvõimelised kodanikud. Distsipliini ja eetiliskõlbeliste väärtuste õpetamine tähendab seda, et lapsed õpivad juba varakult, kuidas erinevaid teadmisi kasutada nii, et keegi seeläbi asjatult ei kannataks. Internaatkooli lõpetanu peab ideaalis olema nii hästi arenenud, et vajadusel võib temale usaldada ka riigi juhtimise. Jube on mõelda, millist auku kaevab meie lastele tänane hariduspoliitika. See on läbi põimunud ideoloogiast, mille eesmärk on keskenduda detailidele. Puudub üldistusvõime, mille tulemusel ei suudeta hoomata käsitletava distsipliini kohta loogilises süsteemis. Tulemused on silmaga nähtavad, kahjuks mitte kõigile. Justin Krugeri ja David Dunningi efekt kirjeldab olukorda, kus oskusteta inimesed tunnevad illusoorset üleolekut, hinnates oma võimeid keskmisest kõrgemateks, mis on palju kõrgem nende tegelikest võimetest. Samas, suurte oskustega inimesed kannatavad illusoorse alaväärsuse all, sest nad teavad, kui paljut nad veel ei tea
ja seetõttu alahindavad oma võimeid. See viib ebaloomuliku tulemuseni, kus vähem kompetentsed inimesed hindavad oma võimekust kõrgemalt kui rohkem kompetentsed inimesed. See seletab samuti, miks tegelik kompetentsus võib nõrgendada eneseusaldust, kuna kompetentsed inimesed eeldavad vääralt, et teised on sama targad. Bertrand Russell võttis selle kokku järgmise lausega. Maailma hädad tulevad sellest, et rumalad on liiga enesekindlad ja targad on täis ebakindlust.